Mul on hea meel tutvustada meie järgmist külalist, kelleks on muusik ja produtsent Tom Olav Urb, artisti nimega Reket. Tere, Tom! Tere! Meid vaatab täna väga palju noori. Ja ma tahaksingi kohe asja kallale asuda ja küsida, et kuidas sinu suhted olid rahaga noorena või lapsena? No ei olnudki erilist suhet, sest mida ei olnud, oli raha. Aga see taskuraha, mis tõesti ema andis selle, ma olin selline pigem säästja. Et mul oli siuke tööõpetuses tehtud siuke väike kassa, kus käis intarsia oli peal ilusasti tehtud, lihvitud ja õlitatud ja siis sinna ma nagu kogusin kroone. Kas oli mingi eesmärk ka, et sa tahtsid koguda millegi jaoks? Ei olnud, ma ei mäleta küll. Ma tean, et mul võib-olla oli klassikaaslased, kellel olid võib-olla natukene jõukamad päkapikud, mis siis käisid ja kui kooli tuldi selliste puldiga autodega, siis tundus, et võiks olla ju endal ka. Aga need esemed on alati olnud sellised nagu teisejärgulised. Vist pigem see, et ei taha leida ennast positsioonis, kus näpud on põhjas. Vist see on nagu see, mida ma sellest kaasa võtsin. Kas see mõjutanud kuidagi ka nagu edaspidi su elu, et näiteks et see olukord, et sa teadsid, et sa ei taha seda olukorda, kus sul on näpud põhjas, et sa on kuidagi nagu pannud ka teistmoodi tegutsema, kui näiteks siis, kui sa mõtled, et näiteks kui oleks olnud jõukamad päkapikud? Vot ma ei oska öelda. Loomulikult ma täna niimoodi ei kuluta, kuivõrd, et tahaks panna raha kohtadesse, kus see võib-olla kasvatab väärtust, aga selleks võib olla ka reisimine või lihtsalt kvaliteetsete esemete, mitte nipsasjakeste soetamine. Aga üldiselt kogemused on need, mille peale põhiliselt see raha kulub. Aga ma pean toonitama, et see rahakassa mul lapsena käis ka lahti ja kuna ma elasin õega ühes toas, siis mõnikord seal ei olnud nii palju raha, kui ma sinna oma enda arvast nagu kogunud olin. Maksud, jah, täpselt, et kallis õde pidi kuidagi leidis, et tema osa on sealt ka osa. See on niisugune tegamine natukene, aga põhimõtteliselt jah, et ega öeldakse ka, et seisev raha läheb kuidagi nagu mädanema või haisema või mis iganes, et eks ta omamoodi tõsi on. Kas sa kunagi tõesti siis laristanud ei ole? Kas ei teki mõnda asja, nüüd laristan? Ma ei ole vist kunagi laristanud tõepoolest. Ma ei oska öelda, mis asi see võib olla, mis on puudu olnud. Et võib-olla on see, et kui oled reisi peal, siis tahad võib-olla paremat restorani, võib-olla mõnusamat töömaja, mugavamat võib-olla lennuistet, eks ole. Et see on selline asi, et loomulikult tavaline või siis mingi teine lennupilet viib sind punktist A punkti B samamoodi, aga ühe korra elad, siis võiks ju kohale olles mitte olla siuke, ma ei tea, 11 tundi tead joogat teinud seal niimoodi, et valus on, et pigem jah, enda nagu tervise ja kvaliteedi peale läheb see, mis tegelikult võiks isegi minemata minna. No tervise ja enda peale ikkagi ma arvan, et see on hea koht, kuhu minna, sest väga palju me ju kulutame täna ka selle peale, et midagi teistele näidata ja tõestada, et kui kellelgi midagi on, me tahame paremat ja me tahame, et meil on ka, ostame staatust nii-öelda, et kui puhas sina sellest patust oled? Omajagu vist ikkagi, et võib-olla et käekell on mingi selline asi, mida sa võib-olla ostad mitu tükki endale millegi pärast, kuigi aeg on kontseptsioon ja meil on kõigil telefonid aga kuidagi selline võib-olla üks asi, aga ka tagasi vaadates, astud sammu tagasi, mõtled võib-olla kõige optimaalsem nagu investeering või ei olnud, et ikka tahaks ju selliseid asju omada, mis võib-olla kunagi leiavad kasutust ka järgmises põlves. Et selle kuidagi nagu niimoodi mõtlen vist rohkem. Targalt mõtled. Aga muusiku elu, sa oled väga kaua olnud ikkagi nüüd muusik, et kas muusiku elu on ka õpetanud midagi rahaga seoses, midagi spetsiifilist? Väga palju. See õpetas võib-olla siis, kui olid paar aastat, kus järsku kontsert ei tohtinud korraldada, et kui sa sõltusid ikkagi igakuiselt esinemistest ja sissetulekust ja siis, kui sul ühel hetkel seda enam ei ole, päeva pealt niimoodi noaga lõigatud, siis nagu korraks võtab nagu hinge kinni ikkagi. See on see habras, eks ole, et ise nagu ei kontrolli seda, et ma võin ju minna laulma loomulikult kuskile tänava peale, aga see pole nagu see eesmärk omaette. Aga õnneks on piisavalt nagu omajagu konservatiivne elustiil sai nagu võetud vastu, et see ämbripõhi jäi üsna kaugele
õnneks. Kas see tähendab seda, et sa peale seda Covidi aega võtsid nagu veel konservatiivsema joone isegi või sellise alalhoidlikuma või kas seal on ka mingid pikaajaliselt nagu nii-öelda siis, ma ei taha öelda nüüd tagajärjed, aga et noh, see oli väga paljudele inimestele meist väga-väga raske. Ja nüüd elu läheb edasi, aga kuidagi kuklas on ikkagi kogu aeg see, et äkki midagi veel juhtub. Et kas sa kuidagi oled ennast veel rohkem kindlustanud siis selliste olukordade vastu või kuidagi kuskil see kogu aeg on olemas? Et no madratsi sisse ma selles mõttes ei kogu, et loomulikult, et kui oli nagu tervishoiukriis ja mitte üldse väga kaugel toimuv sõda, siis ühel hetkel sa lihtsalt ei, et see on, ma lihtsalt loodad, et ka need asjad lähevad ühel hetkel mööda, et oma portfellis ma väga suuri muudatusi ei teinud, kui me räägime investeerimisest, et ma olen nii pikaajaliselt nagu selle kõige suhtes meelestatud ja lihtsalt katsud teha natukene rohkem tööd. Kuule, aga kui oluline on sinu jaoks ikkagi raha? Mida see sinu jaoks tähendab? Raha, minu meelest on raha aeg ja võimalus aega veeta nii, nagu sulle sobib. Et töö tegemine on üks asi, see on vahva, eks ole, me saame selle eest tasustatud, aga raha võimaldab seda aega, kui sul tööd ei ole, seda veeta nii sisukalt, maitsekalt, võib-olla maitsvalt, ägedalt, romantiliselt, võib-olla nagu ekstreemselt. Et kui sul sellistel hetkedel natukene ikkagi peaks taskus mingisugune midagi peab olema, et nagu päriselt nagu elama hakata minu meelest. See on sinu jaoks lihtsalt vahend? No ta on jah, kuigi see vahend on sama oluline meil nagu õhk, mida mingame, eks ole, nagu toit ja vesi, mida me tarbime, et meil ei ole ilma rahata väga mitte midagi teha. Kas rahaga seoses sul on ka mingisugused väga konkreetsed eesmärgid? Et näiteks, et ma tahan saavutada sellist taset või sellist numbrit või sellist elustiili? Ma ei tahaks vist lihtsalt tulevikus väga palju kompromisse teha, et mingid asjad jäävad raha taha, et asjad jäävad tegemata või kogemused jäävad elamata. Et ma olen majandust õppinud ja ma tean, kui oluline on asjade Excelisse panemine, aga see ei ole päris see, kust ma nagu tegelikult tulen, et mulle meeldib olla küll mitte väga impulsiivne, kuid et ma ei tahaks, et mul jääks mingisugused otsused tegemata sellepärast, et ma ei saa seda endale lubada. Ja kui see on tõesti midagi väga nagu pompöösset kallist, siis loomulikult ma leian, et see ei ole ka seda raha järelikult väärt. Aga kas sa oled kuidagi arvutanud ka enda jaoks näiteks, et see sinu unistuste elustiil maksab nii palju ja selleks mul on vaja nii palju raha või kas sa kuidagi lähened sellele ka väga nagu tehniliselt või sa pigem nagu lähed nagu tunde pealt ja proovid lihtsalt tarku otsused elus teha? Pigem ikkagi tunde pealt, aga sa oled mind piisavalt täna motiveerinud, et ma peaksin need numbrid kokku lööma ja vaatama, mis siin realistlik on, et ei taha nagu endale jalga taha panna. Kas sa, praegu meil Eestis eriti siin ju pensionäridel on raske ja on raha vähem ja me oleme nii noored sinuga, et me ei taha selle peale üldse veel mõelda, aga kas sa mõnikord mõtled ka selle peale näiteks, et nagu tuleviku peale ka kaugemalt või ma ei taha nüüd öelda seda eestlaslikku muretsemist, aga üldse noorena, kas üldse on mõtet mõelda näiteks ka selle peale, kui me oleme 60, 70? Muidugi on. Aga ma arvan ka, et me peame nägema suurt pilti, et milline see maailm tolleks hetkeks on, et minul ei oleks mitte mingisugust probleemi, kui ma täna saaksin investeerida näiteks hoone, mis on võib-olla nii-öelda off-grid, et ei sõltu mingitest elektrihindadest, mis võivad nagu kõikuda nii väga, et ma saan võib-olla võib-olla ma saan veest seda elektrit, energiat, et tegelikult ei tahaks üldse sõltuda mingisugustest nagu välistest teguritest, et rahulikult olla kuskil metsa sees ja vaadates siis oma ette nokitseda seal vaikselt, et teha mussi ja las see nagu hoone ja elamine ja sellised asjad nagu töötavad ise, nagu saavad ise endaga hakkama nii-öelda. Kui sa mõtled oma elu peale tagasi, et millesse sa oled elu jooksul investeerinud või et kui sa üldse nagu suhtud, et kui sa oled nagu soetanud midagi, millest sa oledki nagu mõelnud, et võt see on nüüd siis nagu tuleviku heaks. Kas see on mõni asi, ese, aktsiad, kinnisvara, emotsioon, tegevused? Jaa, vist kinnisvara on see ainukene nagu põhiline suurem asi, mis ma tõesti olen, maad ma pean siis silmas, aga ma ei ole selles mõttes mingi suurem asi nagu shoppaja, kuigi ma tean, et mul on, kuna ma olen artist ja mul on väga palju avalik esinemisi, siis mul peab olema, garderoob peab olema üsna nagu mitmekesine, et ma üritan mitte ikkagi kiirmoodi tarbida või ei tarbigi enda arvates, et tahaks soetada asju, mis on kvaliteetsed, kestavad põlvest põlve ja neid asju esemeid saab parandada ja nii edasi. Ja eks see on mingisugused majandusõpingute ajal tehtud investeeringud erinevatesse fondidesse kuskil tiksuvad tänaseni, aga need on seal kuskil
tead ausalt, ma arvan, et neid asju peaks tegema keegi rohkem, kes on natukene aktiivsem. Ja ma pean toonitama ka, et kõik raha siis, mis kuskile nagu sinu käest ära läheb, et sa peaksid olema suuteline võimeline seda kaotama ja tegelikult sellest räägitakse alati, et ära investeeri, kui sa ei ole nõus seda raha kaotama ja kui sa alustad väikeste summadega, siis see võib-olla tegelikult ei olegi. Mis see siis on? Paarkümmend siin, paarkümmend seal. Ühel hetkel, kui need summad on kogunenud, siis tegelikult peaks sellele numbrile jälle otsa vaatama, et kas sa tegelikult oled valmis sellest ilma jääma, kui tõesti tekib mingisugune krahh või kriis. Mul on endal nagu rohkem jolo nende asjadega, aga võib-olla kellel ei ole, et see tegelikult see investorpsühholoogia on päris karm ja see võib olla väga, väga äärmuslikud tulemused tulevad, et ei ole ilmtingimata, et kui investeerid, siis saad rikkaks. Aga kui ei investeeri loomulikult, siis ma ei tea. Siis kindlasti vaeseks. Siis kindlasti vaeseks, täpselt. Aga põhimõtteliselt, et sina lihtsalt nagu liiga selliseid rumalaid suuri riske ei võta. Et sa ikkagi mõtled läbi ja pigem lähed nagu rahulikult ja stabiilselt, kui teed midagi sellist hullu. No eks ma olen süüdi loomulikult, et võtad internetis nõu kellegi käest, et kuule, see tundub lahe asi, võib-olla kasvab siin mingisugune Kanadas mingisugune, ma ei tea, puutööstusaktsia ja tuginedes siis millele. Kellegi emotsioonile ilmselt sellele, et tema on kunagi oma raha sinna alla pannud. Et selliseid otsuseid ma nüüd ikkagi väldin ikka täiega, et kui ma kellegi suusõnalist, kuule, et see on see, oleneb muidugi kellest jutt käib, on ju, et kui on inimene, kes teab väga hästi, siis võid nagu kaaluda, aga tegelikult, et kuule, et ma kuulsin, et see on mingi värk ja see on next big thing. Üldiselt see on niisugune bla-bla tavaliselt. No tegelikult jah, vist ei tasu ilmselt investeerida mitte kunagi kuhugi, millest päris täpselt aru ei saa. Ma ise olen ka seda viga teinud, eks me ütleme selle kohta, et see on see kooliraha, aga eks targemad meist õpivad ka nagu teiste vigadest, et meil juba tuleb oma vead ise ära teha, nagu ma olen korduvalt teinud. Kas sa oled mõelnud ka selle peale, et saavutada selline täielik finantsvabadus, et saadki nüüd jalad seinale visata, et sa ei peagi nagu mitte midagi tegema, mida sa ei taha ja kas see on ka üks sinu eesmärkidest näiteks olnud? Omamoodi on see nagu saavutatud, kuigi ma teen ikkagi neid asju, mida mulle väga meeldib teha. Aga sa põhimõtteliselt nagu nälga ei jää, nagu sa kõik täna ära lõpetaksid oma tegevused, sa ikkagi saaksid hakkama? No Eestis kindlasti ei saaks. Kuskil soojemas riigis võib-olla peaks välja, aga küttearved jääb maksma siis? No täpselt, aga vabandust. Mulle ka ei meeldi mitte midagi teha, nii et mul on pigem see, et mul tekib kärsitus ja et ma ikkagi tahaks midagi teha ja mul on selles mõttes ilgelt vedanud, et mulle väga meeldib muusikat teha ja see on... Teistele meeldib ka? Ja aga see on ka see, miks mina täna siin istun millegi pärast, et need õiged otsuseid on vist tehtud. Kindlasti need õiged otsuseid tehtud, sa oled väga suureks eeskujuks väga paljudele inimestele. Kui sa mõtled nüüd noorte peale, kes meid täna siin vaatavad ja sinu fännid ja kes sind imetlevad ja see, mis sa praegu rääkisid ka, oli väga kuidagi selles mõttes väga tasakaalukas ja hea, et kui ma sinu juttu kuulan, ma olen tunduvalt rohkem elus kokku käkerdanud kui sina. Et kui sa praegu ise saaksid aega tagasi kerida ja mõelda näiteks enda peale, kui sa olid, ma ei tea, 13 või 15 või 17, et kas sa annaksid endale mingisugust nõu või millist nõu sa annaksid meie tänastele vaatajatele? Ma ei oska nõu anda, ma lihtsalt võib-olla see, et seda kõike ei ole vaja nii tõsiselt võtta, et raha on lihtsalt vahend, elu on lihtsalt elu, meil on üks elu ja lõbus võiks olla kogu see elu elamine, et ühel hetkel see käib nii kiiresti, kui ühel hetkel see saab läbi. Et võib-olla nagu mitte väga palju analüüsida ja lihtsalt veits nagu go with the flow. Igal inimesel on see flow on erinev, aga ikkagi tahaks, et inimesed naudiksid seda elus olemist, mitte nad ei muretseks väga palju, et seda saab rahaga teha. Et isegi kui me räägime rahast ja investeerimisest, et siis kogu aeg võiks meil olla siis see energia, et me tegelikult ei muretse üle, et me ei stressa üle, vaid teeksime kõiki asju elus siis nii-öelda mõnuga. No minu meelest küll. Väga hea nõu on. Suur aitäh sulle, Tom, ja tõesti väga tänulik, et tulid täna siia meiega jutustama ja palju edu kõikides sinu ettevõtmistes. Aitäh sulle! Suur tänu!